Ahoi, ahoi! Täna siis vaatame üle, kuidas paigaldada šablooni. Teeme siukse kerge ülevaate. Ja Ritchie šabloonid on selles mõttes head, et neil on väga hea nake. Neil on tõesti, nad kleepuvad ikka nagu väga tugevasti sõrme ümber, et nende peale võib kindel olla, et need ei hüppa lahti, kui sa paned need UV-lampi alla. Ja minu tehnika on siis selline, et ma alati, kui ma hakkan kliendile šablooni proovima, ma ei võta mitte kunagi seda paberit sealt alt ära ja ma panen, alati proovin koos paberiga mööda seda siis või küüne vastu nii-öelda isegi võib öelda. Ja miks ma seda teen, on see, et siis see annab mulle võimaluse lõigata seda šablooni nii kaua, kui ma soovin, nii kauaks, kuniks ta on siis nagu parajalt valmis. Šablooni siis nii-öelda sõrmede vahel muljun ümaramaks, et kliendi sõrme vaatad, siis kliendi sõrm on samamoodi otsast väikse C-kaarega, seega šabloon tuleb ka muljuda sisse see C-kaar ennem, kui sa hakkad küüne vastu proovima siis nii-öelda. Peale klientidel on sõrmed viltu ja küüned kasvavad viltu, ehk siis ka šabloon tuleb tegelikult lõigata viltu justkui nagu pusletükk vastu seda küüneplaati. Ekslikult paljud küünetehnikud arvavad, et šabloon on vajalik lükata küüne alla ja ka ekslikult öeldakse, et kui kliendil on liiga lühikesed küüned, et siis ei saa šablooni paigaldada. Vastupidi, tegelikult šablooni paigalduseks peabki kliendi küüne täielikult peaaegu et nulli viilima ja tegelikult šabloon tuleks lõigata justkui nagu pusletükk ja panna küüneplaadi vastu. Mida sa kindlasti pead tegema, on lõikama välja siis küünevallid, ehk siis need külje peal kuldsed jutid on sulle nagu siis heaks abimeheks, et nende järgi sa saad lõigata küünevallid nii-öelda välja sealt, et siis ta mahub kenasti sinna alla, sest kui sa jätad küljed lõikamata, siis keel jääb külgedelt õhku, kui ta lambi alt tuleb ja kui sa hakkad kujusse viilima, siis sa viilid tihtipeale kas läbi, täitsa augud sisse või liiga õhukeseks. Nüüd see šabloon küüne alt tuleb saada nii võimalikult täpselt kokku limitud, kui vähegi võimalik. Et siin ma nüüd panengi siis esimese asjana panen küünevalli juurest, panen klepsu kinni, kuna Ritchil on tõesti hea liim. See on mega hea. Ja nüüd ma panen samm-sammu haavalt siis šablooni alt kinni ja nüüd siis veel sõrme pealt ja seal ta on, et ta on tõesti nagu nii hästi kinni igatepidi, ühtegi auku kuskil miskit ei ole, C-kaar on kenasti sees, et kõige hullem ongi see, et kui sa ei saa seda šablooni pandud selle võrra õigesti, et sulle jääb nagu randid jäävad, et kui sa hakkad keeli paigaldama, siis sul pärast šablooni paigaldust on randid ja näed, siit ma näitan, et ära ta ei tule.